Seda ma muidugi ei tea täpselt, kuidas see asi käis, aga ma tean, et ta asutati 1970. aastal ja selle mõtte idee algatajad olid tollane Kohtla-Järve linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja Ernst Strik ja Peeter Somelar, kunstnik ja kunstiõpetaja, kellest sai ka kooli esimene direktor. Ja milline oli esimese direktori panus? Noh, siit eelmisest vastusest juba tuli välja, et see panus ilmselt oli suur. Ja. Milliseid sündmusi kooli ajaloos pead kõige olulisemaks või saatuslikum? Saatuslikumaks, jah. No mul on väike spikker, mis ma natukene jõudsin mõelda. No kõigepealt see, et see kool loodi, sest see kool selline, nagu ta oli toona lastekunstikool nime järgi, sest õppisid ainult lapsed, õpilased. See oli üldse Eestis omataoline teine kool. Enne seda oli 1957. aastal asutatud Tartu lastekunstikool, mis on kõige vanem lastekunstikool Eestis, ja siis järgmisena oligi Kohtla-Järve lastekunstikool. Kohtla-Järve nimi oli ta sellepärast, et siis Jõhvi ei olnud iseseisev linn, vaid oli Kohtla-Järve linna osa ja kool asus Jõhvis. Rakvere tänav 14. Ja kuidas see küsimus oli? Et olulisemad sündmused. No päris palju sündmusi kokku lugeda, aga kooli ajaloo keskelt on üks oluline sündmus see, väga oluline sündmus see, et me sealt Rakvere tänavalt, Rakvere 14 ja hiljem ka Rakvere 15 me asusime ka, nii et kahes majas, et kui me kolisime siia, saime selle suure maja ja need väga head õppetingimused, mis meil siin on. Aga jah, et kas nüüd lausa saatuslik, jah. Noh, igasuguseid aegu on olnud. Sellel nõukogude perioodil oli selline traditsioon, et koolidel olid omad šefid, šefrus oli, selline toetamine või abistamine. Ja Jõhvi kooli või õigemini siis Kohtla-Järve lastekunstikooli šefiks igasuguste ettevõtete kõrval nagu Soojuselektrijaam ja Kalurikolhoos, oli ka Eesti Riiklik Kunstiinstituut ehk ERKI. Ja me tegime ERKis näituse, oma õpilaste näituse. ERKI toonane rektor Jaan Vares toetas väga meie kooli. Me saime väga head materjali värviõpetuse alalt, Jaapani värviõpetussüsteemi raamatu sealt ja tundsime igati sellist vaimset tuge. Ja ka selles mõttes, et meie lõpetanud õpilasi läks sellesse
Erkise kunstiinstituuti õppima ja said seal tublideks kunstnikeks väga erinevatel erialadel. Kuidas on arenenud kooli materiaalne baas, hooned, töökojad, varustus? Üldiselt ma arvan, et hästi. Siin võib ju öelda, et mille või kellega võrreldes, aga ma arvan, et üldiselt ikkagi hästi, sellepärast et meil on õnnestunud siiamaani töötada niimoodi, et kõik õppimiseks vajalikud materjalid on õpilastel kooli poolt kindlustatud. Siin ma pean muidugi ütlema, et viimasel ajal nüüd Jõhvi, aga ennem ka siis Kohtla-Järve, et omavalitsuse poolt on peetud meie kooli oluliseks, niisamuti nagu teisi huvikoole, et tõesti me ei saa kurta, meil on tehnilised vahendid, meil on värvid ja paberid ja pintslid ja kõik sellised asjad on olemas. On erinevaid aegu, kus on ka kitsamaid aegu olnud, aga üldiselt jah, selle koha pealt meil tõesti oleme hästi elanud. Milliseid varasemad direktori projekte või algatusi pead kõige tähenduslikumaks? Varasemate direktorite, jah. Kui ma hakkan otsast peale Peeter Sommelarist, kes oli siis esimesed 10 aastat direktor, enne kui ta läks Pärnusse ja siis alustas seal Pärnu kunstikooliga või siis toonase lastekunstikooliga. Siis Peeter Sommellari ajal kogu selle koolielu käima lükkamine, kõik need sidemete loomine, siis toona oli meil Leedu Šiauliai lastekunstikooliga ja Panevežise kooliga olid sidemed ja meil toimusid näitused isegi Tallinnas Kadriorus kunstimuuseumis kusagil 70ndate keskel. Ma õppisin siis instituudis, toimus meie kooli õpilastööde näitus, kujutad ette, Tallinnas Kadrioru selles vanas mässis, eks. See oli täielik müstika. Millist aega võiks nimetada kooli kuldseks ajajärguks ja kas sellist aega üldse oli? Aga ma selle eelmisele küsimusele vastan veel. See oli Peeter Sommellari aeg, eks ju, aga siis tuli Margarita Ostrumo aeg. Margarita, ma ise arvan, et võib-olla Margarita ajal oligi see kõige suurem, kõige olulisem sündmus või märk oli see, et tema ajal oli just see 94. aastal, kui me kolisime siia majja. Sest ma mäletan küll, et alguses nagu ikka uued asjad, et see tekitas kõhkluse, et kuidas me nüüd läheme mikrorajooni ja me oleme seal nii harjunud, see maja oli küll väike, aga ta oli armas seal Rakvere tänaval. Aga et see oli üks suur otsus, aga veel, mis puudutab seda Margarita Ostrumo aega, väga palju välissidemeid, rahvusvahelisi projekte meil oli. Meil toimusid õpilastööde näitused Taanis, Tistedis, Rootsis, Udevallas, kus meil veel oli, siin kirjas, Udevalla, Tisted, on muidugi Outokumpu, see oli üks suur asi, mis
käis juba 80ndate aastate keskelt hakkas pihta sõprussidemed ja kunstilaagrid Soome Outokumpu linnakunstnikega, mis käis siis vaheldumisi nii, et meie kunstnikud, kellest enamus olid meie kunstikooli õpetajad, olid laagris Soomes, loomingulises laagris, ja siis olid jälle Soome kunstnikud meil siin külas ja see periood oli üks väga selline huvitav ja rikastav mõlemalt poolt. Et see oli selline väga suur selline märgiline asi. Ja vot muidugi, nojah, sellest nii palju praegust. Nii, millist aega võiks nimetada kooli kuldseks ajajakuks ja kas sellest aega üldse oli? Ma loodan, et traditsiooniline vastus on see, et ma loodan, et see kõige parem see kuldne aeg on ees ja on tulemas kusagil, aga ma ei oska niimoodi välja tuua. Ma arvan, et kuldne on aeg siis, kui kool on balansis, et kui siin on, ma just pedagoogide poole pealt räägin, et kui on nii staažikaid õpetajaid, kui on noori õpetajaid ja et koolis on selline vaimuerksus ja selline loominguline õhkkond ja siis, kui õpetajad ise on ka loomingulised ja tegelevad oma loominguga ja ühtlasi sütitavad ka õpilasi ja vastupidi jälle õpilased omakorda õpetajaid, et ma arvan, et see on oluline, et ma ei oska konkreetselt seda aega välja tuua ja kuidagi nagu jah, eks see on niisugune subjektiivne värk ka, et eks ta tundub ju inimestel erinevalt, ühele üks aeg ja teisele teine aeg, aga jah, ei oska välja tuua niimoodi. Aga jah, küsimuste koha pealt niimoodi, aga muidugi, mis ma veel tooksin välja seoses sellega, et me praegust siin oleme selles majas, et kui siin mõned aastad tagasi põhjalikult rekonstrueeriti või renoveeriti kogu see hariduslinnak, see, kus meie asume, eks ju, kõik see meie ümbrus ja eelnevalt mõni aasta varem oli ka meie koolimaja väljast korda tehtud ja renoveeritud, siis kogu see kompleks siin on üks selline ilus kompleks ja ilus näide sellest, kuidas seda hariduselu siin linnas on arendatud. Ja muidugi, mis ma tahaksin veel välja tuua, et kohe sellest alates, kui me siia tulime, tehti otsus, siin olid tingimused luua kooli galerii, näituse galerii ja tõesti 1994. aastast alates 1994 alumise saali 2 suurt ruumi, mis on väga head ruumid, näituse väljapanekuteks saigi galeriiks ja see, et seal on püsivalt kogu aeg galerii tegutsenud ja ma loodan, et see jätkub, et seal on palju huvitavaid eriilmelisi näitusi, mis on minu meelest selle kunstikooli õppeprotsessi üks väga oluline osa, eks ju, et õpilased on siis kas omaealiste kunsti või oma õpetajate kunsti või väga hea ja kõrgetasemelise professionaalse kunsti keskkonnas, et see galerii on kogu aeg lahti ja kogu aeg õpilased saavad seal käia ja ju sealt midagi koguneb ja jääb nendele mälestustesse ja ju see kasvatab nende arusaamist ja ilumeelt. Nojah, et siin, mis meil olid jah, need varasemalt, meil oli 80ndate alguses oli
siis oli see Oktoobri palee, eks ju, kus on praegu kontserdimaja ja seal oli siis väga korralik see Eesti Kunstimuuseumi filiaali saal ja seal toimus vabariiklik lastekunstikoolide näitus, siis oli neid lastekunstikoole kokku vist Eestis kas 6 või 7, kõik osalesid seal. Siis Kohtla-Järvel on selline galerii nagu Valge saal ja Valges saalis oli siis vabariiklik kunstikoolide õpetajate loomingunäitus ja seal oli ka meie kooli vilistlaste näitus. See toimus niimoodi 80ndate algul seal kusagil 82 kuni seal 87 niimoodi. Et sellised näitused olid. Jah, ja nüüd me oleme jätkanud nendega, praegust on all galeriis on jälle õpetajate näitus, siis juba õpetajate näitus läbi aegade. Kahjuks küll jah, ei ole kõik sinna kaasatud, aga noh, kõik ei mahu ka. Можете сказать о себе чуть-чуть, пару предложений, почему вы здесь? Kuidas soovite või mugavalt siis palun tulge? Tähendab, mina olen kunstikooliga seotud olnud 4 aastat, aga see oli väga ammu, siis kui kunstikool oli päris alguses, et siin ma näen praegu oma õpilasid, kes siis on olnud ja ühe grupi isegi esimesest viimases kursustel ja 4 aastat oli see aeg. Уж простите меня за такие прямые комплименты. Это очень неприятно. Я не могу этого не сказать, потому что действительно та школа, которую она работала, можно сказать, вот как
быстренько сейчас тебе тональность сделаю. Так, кому помочь? Так, пока этим займись. Сейчас сразу, чтобы не забыть. Тоже красиво. Я ем. Здесь тоже красиво. Кажется, что вот это все вода, все синяя вода. Это может быть пляж. И отсюда а это может быть Сочи, потому что все блестит и из какой-то сказки. 55 лет в школе. Немножко лучше, чем какие-то либо другие красивые, которые будут Так. там. Но никто не перепутает. Бим его зовут. Что стало в искусстве вашей жизни, в искусстве вашей точкой? Что вот вы решили, что искусство на этом, может быть, кончится или, может быть, дальше пойдет? Точкой начала? Да. Что? Ну, искусство всегда для меня было каким-то невероятным событием в жизни, так сказать. Ты мог, исполняя роль художника и, как сказать, быть собой, наверное, под руководством учителя, кто был рядом. А кто у вас, ну, вы уже сказали, что друзья ходили, но, может быть, кто-то вас вот прям помог или сказал, вот художка, кто вообще вам это сказал? У меня очень интересная фамилия Неф, и моя мама всегда мне рассказывала, что великий художник эстонский, родом из Пюси, Карл вон Неф, наш родственник, и его работы в Куму представлены. И меня это как-то мотивировало, вдохновляло, что, может быть, тоже попробовать себя в этой сфере и стать великим художником, как Карл вон Неф.